Sit ready. Attention. Ja esimene sõit on kenasti käima läinud, nagu näete, siis ka tehniliselt kohe kõik kenasti õnnestub ja 1000 meetrit on ees ootamas C-klassi poisse nüüd tugev pingutus ja on siit kohe asunud juhtima seda sõitu Matis Sipkovs. Tema on Läti esindaja, sõidab masinal number 4 ja on ikka väga võimsalt kohe starditõmmetest läinud, siis kui teisena on hetkel liikumas Philips Andreevs. Need 2 sõitu toimub, 16 paremat 2 sõidu aegade põhjal saavad edasi ja eelmise aasta protokollile pilku heites viimane aeg, mis viis toona finaali, oli 4 minutit 9,6 sekundit ja sellega sai siis hakkama toona Markus Pabusk Sakk Tartu klubist. Aga siin selles klassis on toimunud peamiselt ka põlvkonna vahetus ehk et eelmise aasta osalejad on liikunud juba vanematesse klassidesse ehk et siis B-klassi edasi ja siin siis võimalus täiesti uusi tegijaid näha ja vaatangi, et Matis Sipkovs on Läti esindajana hetkel siis võimas sõitu tegemas, tema siis liikumas 4. masinal. Nüüd on läbitud 350 meetrit seda sõitu ja tundub, et hoog ei rauge. Krist-Toomas Kromins, Läti esindaja, hetkel masin näitab 25 meetrist kaotust tema kaaslasele. Ja siis vaatame, kes veel. No, praegu ongi Läti trio on seda sõitu juhtimas. 3. on Philips Andreevs ja siis tulevad sealt juba üsna võrdselt Karel Allik, aga on ka Aleksander Porrus, nii et poisid teevad seal külg külje kõrval tublit tööd, samas kui number 4 Matis Sipkovs on minemas oma teed, aga see on kõigest eelsõit ja elu on näidanud, varasemad kogemused tunnistanud seda, et ega finaaliks on vaja ka ennast hoida ja on just noorte seas üsna sageli märgata seda, et eelsõidus tõmmatakse ennast rohkem kui ribadeks ja siis ei jagu finaaliks enam püssirohtu ja need, kes on taktikaliselt planeerivad ja loomulikult ka füüsiliselt ühtlaselt tugevad, no nendel tekib siis finaalis kindlasti ka võimalus oma ära teha. Aga siin on jäänud veidi üle 300 meetri sõita ja hetkel siis külalisvõistlejal Lätist on sõitu võimsalt juhtimas masinal number 4. No võib-olla selliseid huvitavaid fakti ja infonumbreid ka. Alfa parim tulemus vanusegrupist kuulub Gleb Frostimannile. Gleb sõitis tulemuse välja 3.15,8 eelmise aasta finaalis ja no muidugi võitis selle sõidu. Aga maailmarekord, kujutage ette, on nii kõva kui 3 minutit ja 1 sekund. Taanlane Oskar Purvil sai sellega hakkama, nii et ülivõimas rekord selle taanlase poolt. Aga sõit on siin jõudmas esimene eelsõitudest lõpusirgele ja Matis Sipkovs on Läti poisina siis seda sõitu algusmeetritest peale juhtinud ja nagu me näeme ka, siis selle sõidu väga kindlalt võidab ja Matise võiduaeg 3.33,2. Teisena lõpetab sõidu aga tema kaasmaalane Krist-Toomas Kromins 3.40,2-ga ja nüüd on siis päris palju veel minna siin järgmistel, enne kui lõpujoon kätte jõuab ja 3. platseerub Orm Leopold Lukas 3.49,5 ja samas... Sit ready. Attention. Ja teele nad asja läksid poistes C-vanusegrupi teine eelsõit. Selles sõidus on võimalusi kindlasti väga paljudel ja no sealt me näeme, et selline kvartett juhtimine hetkel on siis käimas. Seal on 100 meetrit, natuke rohkem on sõidetud Robert Harjus, Tanja Laani, Markus Williamsons, aga ka Renars Janusis on siis hetkel üsna võrdselt seal liikumas. No, Janusis Lätist on hetkel veidi sealt fraktsiooni võrra konkurentidest ees, aga noh, see sõit on ka veel nii algusfaasis, nii et paljugi jõuab veel juhtuda.
Väga palju uusi nimesid on igal juhul täna siin kaasa tegemas ja noortele, nagu juba mitu korda olen ka öeldud, suurepärane võimalus ennast suurel areenil proovile panna, oma tulemusi eakaaslastega võrrelda, vaadata, kuidas on läinud senine ettevalmistus ja nii mõnigi noor kindlasti saab siit indu, jaksu, jõudu suuri tegusid edaspidi tegema, nii et noorteklassis ergomeeter kindlasti on väga populaarne ja ka me näeme, et siin erinevates klassides väga palju noori on tulnud välja. No veel kord, kõige osavõtja rohkem on ikkagi poiste B-vanusegrupi võistlus, kus siis eelülesandmise põhjal teeb kaasa koguni 63 osalejat. Aga selles sõidus on endiselt selline mitmik juhtimine piltlikult öeldes hetkel siis käimas ja nüüd, kus siis üle 400 meetri on seda sõitu sõidetud, on endiselt juhtimas Renars Janusis Lätist, üsna võrdselt seal liikumas ka Daniel Ani, aga loomulikult miks mitte ka Markus Vilumsons, nii et need noored, kes siis ka alguses kohe liikuma ennast panid, on seal üsna võrdselt hetkel siis kulgemas ja Robert Harjus, no nüüd hakkab juba jääma seal 10 meetrit parimatest tahapoolega. Sõit on jõudnud nüüd juba üle poole, on jäänud 450 meetrit sõita veel lõpuni ja ega põnevust kindlasti siin jagub ja siis peale seda sõitu saame ka öelda, kes on need tublid 16 finalisti, kes poiste C-vanusrühma arvestuses kvalifitseerusid. No eelmisel aastal sõitis kõige tugevama eelsõidu aja välja Kleeb Frostimann, tema siis Narva spordikooli Energia esindaja, toona 3.20,7 ja viimasena sai finaali Markus Pabusk 4.09,6, nii et kindlasti need võiksid olla, need viimased ajad võiksid olla orientiiriks ka tänases sõidus. Ja siis on võimalik ka teatud võistluste nii-öelda ajalooliste taset hakata võrdlema. Aga selles sõidus jätkuvalt on lätlane Janusis liider. Nüüd on ta veidi suutnud vahet suurendada siit lähimate jälgitajate eest ja Daniel Ani on hetkel siis teisena liikumas ja kolmans on Ralf Valdovskis, Läti esindaja. Robert Harjus ja ka Markus Adrians Vilumsons on kindlasti selles mängus sees. Aga selles sõidus teevad kaasa ka mitteametliku siis sõiduna Agne Rauren ja Kristiin Valge. Nemad on siis tüdrukute C-vanusrühma võistlejad, kes siis ka saavad siin natukene nüüd koormust ja tahtsid ennast proovile panna ja kohtunike loal see ka neil õnnestub. Aga hetkel siis jah näeme, kuidas esimene võistleja on kohe jõudmas lõpujoone peale ja selle sõidu võidab meil Renars Janusis ja tema aeg 3.33,4, mis on vaid 20 aeglasem kui eelmise eelsõidu võitja. Tema kaasmaalase Mattis Šipkovsi siis sõiduaeg oli siis 3.33,2, aga loomulikult lähevad need noored siit finaali ja kes siis selles sõidus teine? No Daniel Ani 3.35,9 tegi tubli sõidu ja 3.37,2 läheb finaali Ralf Kristjans Valdovskis Lätist. Sit ready. Attention. Ja noormehed on startinud, see tuleb põnev lahing, eelsõitude põhjal võib seda juba ennustada ja no eelsõitude kõige kiirem mees oli Mattis Šipkovs, kes siis on masinal number 8 ja on alustanud ka seda sõitu praegu ühe sellise nii-öelda juhtoinana ja kas Läti Eesti maavõistlus tuleb ka täna siit, no eks see selgub, aga keda veel vaadata, no kindlasti Renars Janusist ka, kes oli eelsõitude aegade põhjal teine, napilt 20-ndikuga oma kaasmaalasele kaotas 3.34,4. No kindlasti Daniel Ani, keda peaksin vaatama ja Ani on ka praegu hetkel kenasti medalikonkurentsis sees, sõuab rajal number 7 ja kaamera praegu jälgimas siis radasid 12 ja 13 vastavalt siis Karl-Joosep Oravat ja Karel Allikut. No nemad on nüüd mehed, kes seal 7.-8. positsioonil hetkel tõmbavad. Aga liidrite tegemiste juurde tagasi minnes, siis siin me näeme praegu, kuidas number 9 Renars Janusist läheb oma teed ja Renars eelsõidu teise aja välja sõitnud mees kindlasti on selle sõidu üks peamisi kulla favoriite ja hetkel miski ei tõenda vastupidist, nii et vaadake, kui
võimsalt see noor Läti sõudja on seda sõitu praegu tegemas ja nüüd kohe tuleb kätte ka 500 meetri ehk et siis poole distantsi märk. Ja see vahe lähimatega on juba 24,5 meetrit, aga teine punt on väga ahnelt kõik koos. Medalid alates hõbedast ja allapoole ja pronks ja veel sellised mõned kohad on saadaval ja vaatame, kes sealt siis nüüd oma paadinina kõige teravamalt julgeb välja pista. No hetkel on eelsõitude parima ajaga läbinud Šipkovs veel. Kas teine ei juba siiski kolmas ja Kristo Toomas Krumins hoopis on tõusmas rambivalgusesse eelsõitude põhjal. 5. mees on hetkel siis finaalis teisel positsioonil. Daniel Ani, eelsõitude 3. noormees, on medalis veel kinni, nii nagu ka Markus Adrians Vilumsons, aga see mäng on veel täiesti avatud ka minu meelest Robert Harjusele, miks mitte ka Karl-Joosep Oravale, sest et sõita on jäänud 250 meetrit. Kui tänane alfa võitja on vägagi selge ja selleks meheks ennustame igal juhul Renars Janusist, siis teiste kahvatumate medalite üle käib praegu kassihiire mäng ja kas nüüd on vastast Kris Toomas Kruminsile, näiteks Daniel Anist või Matis Šipkovsilt. Kas Eesti noormees jõuab ka poodiumile, selles on küsimus ja nüüd läheb tõeliseks finišiheitluseks. Kui ei ole üldse kahtlust, et võidab selle sõidu Janušis, siis mis sealt edaspidi toimuma hakkab, no see on täiesti mõistatus praegu, sest et noored on sisuliselt koos, aga tundub siiski, et Krumins on fraktsiooni võrra sealt Anist ja Šipkovsist ees ja kas nii ka läheb, on juba jah selge. Võidab Janušis, teine on Krumins tulemusega 3.32,8 ja väga napilt Ani 3.33,2 jääb pronksile või võtab pronksi, on õige öelda, sest et miski polnud kindel veel ju kuni seal lõpumeetriteni, sest et Matis Šipkovs oli ka medalimängus täiesti sees ja lätlasele 4. koht, nii et põnevusetendus missugune. Need finaalid on olnud fantastiliselt erksad ja hoogsa algusega ja tahaks loota, et iga sõit siit edasi pakub vägevat pinget.